mingit investeeringut. Et sa vene keeles rääkis, vaata, et ma võin sul seda raha krutiitada küll, on ju. Et põhimõtteliselt, et anna raha minu kätte, on ju. Et siin paari nädalaga ma löön sul juba duublisse ja sul hakkab rohkem nagu üle tulema. Ma küsisin, mis äri see on siis. Mettigi suitsu. Siis puhkus niimoodi ülesse. Nelegaalne. Mul kuradi täiesti verevardasse. Ma ütlesin, tavai, Vene maffia teema, ma lükkan tonni sisse, mul on kuradi, ma olengi olemas, ei peagi elu lõpuni tööd tegema. Ja mis see nii elegaalne töö oli siis? Nii elegaalne, noh, ta rääkis sükast ümmargust juttu. Kui sa tahad, siis lähme linnast välja, ma näitan sulle süsteeme, siis lähme Soome. Soomes on siuke asi, et seal on naised hotellides olemas juba ja hommikul hakkab sul poolne programm, nagu täisprogramm juba. Ma mõtlesin, mis mõttes, et nagu kui ühe korra saad lahti, et siis nad ei lõpeta nagu ära või? Friend ütles, täpselt sellest ma räägingi. Pluss, ma ütlesin, räägi, me peame mingi päev midagi nuuskama koos sisse endale. Ma ütlesin, davai, aga too enne 2 tonni ära, vaata. Friend ütles, no worries, vaata. Nädal läheb mööda. Kuule, ma ei tea, et korraks vaja kokku saada. Kuule, 3 sotti on veel vaja, et sul on see nagu natuke on puudu sealt, on ju, et kui sa saaks selle raha sisse, siis me saaks juba kiiremini kasvatada, et sul, ma praegu vaatasin, just hommiku kontrollisin, et sul on mingi üle 3 tonni seal peal, vaata. Ja siis ma olin mingi Kuidas ta kontrollis? Ei, ta rääkis hämas, nagu seda asja ei olnud üldse olemas, nagu mingid ärisid või asju. Sa andsid talle niisama raha või? Ma andsin talle raha, et ma usaldasin, et ma mõtlesin, et see on nagu see püramiidskeem või mingisugune, et ma olen esimene, et ta kuskil keerutabki nagu netis reaalselt nagu. Pole ime, et sa üldse enam oma sõpradele välja ei tee või sa üldse kellegele raha ei anna nagu. Et kui mina ütlen, et me hakkame podcasti tegema, mul on podcast stuudio üles ehitada, davai. Meil on väga vähe raha, on ju 2 tonni ja meil on olemas ja siis tüüp hakkab keerutama, vaata. Pole ime, kui sa poled sükest sitta läbi elanud. No jah, sest mulle helistati ka veel, kui ma raha ära andsin, siis tuli kõne mulle. Tere, kas te olete blä, on ju. Kas te teate seda venda või? Ma ütlesin, no ma ei tea, tean ja tea, mis siis. Et see tüüp on põhimõtteliselt heroiini üle paugust praegu tänaval. See sama vend? Teadus, et siis oli veel see võimalus, kui ma oleks raha tagasi, ma oleks saanud kiiresti sinna minna ja oleks saanud selle kuramuse rahadalt, vaata kuidagi põuest ära võtta salaja või midagi. Oleks üldse teinud või? No kuule, kui sul tuleb realisatsioon, et sa oled tonnist ilma ja sul on võimalus võib-olla võtta enda raha tagasi, et kui tüüp hommiku ärkab nii või naa, et siis tal lihtsalt ei ole seda, et kas sa siis maksab oma rahas kinni või ütled, pole vaja või midagi, noh, sul nagu... Nii. Ja tööl samamoodi mingi... Läksid või? Ütlesid, et tunned seda venda? Ma ütlesin, ma ei tea seda venda, ma ütlen midagi, vaata. Targasti tegid? Miks? No ma arvan, ei ole vaja seostada ennast sellist inimestega. Raha või anna neile? ei, see on päris sitt. Tööl oli ka mingi tüüp, ütles, lapsed on nälgas, et toiduraha on anda. Andsin 50, ütles, kuule, ma tulen Eesti elama Lätist, vaata, et mul on mingi teema üleval, on ju. 5 sotti saad anda. Ma ütlesin, et ma teen nädalaga kauem tööd, viskasin 5 sotti. Kui te selle tüübi üles leiate, siis te võite selle raha endale võtta. Võite mulle kirjutada läbi Einari. Kirjeldas, sai. Negatiivne. Ma ei hakka, jah. Ma arvan, et see on vanad asjad ja see oli ju... See tüüp on nagu see vä? 2 aastat tagasi. Kõik asjad on sul 2 aastat tagasi. Me tegime Saturni 14 podcasti. Ainuke podcast, mis me oleme Priiduga koos teinud. Saturni 14 võite vaadata YouTube'is. Saturni 14. 2 episoodi. Ja kõik asjad, story'd, mis ta seal räägib, on 2 aastat tagasi. Teodis ikka päris palju asju läbi elada 2 aasta jooksul. Ise ütleb, et oli väike laps, kui ta neid asju läbi elas. 2 aastat tagasi oli väike laps, ma ei tea, no. Kas seda juttu uskuda. Aga lähme rääkidest väikestest lastest, siis lähme tagasi sinna, kus sa rääkisid, et sa ehitasid onni. Ma ei usu, et see oli 2 aastat tagasi, kus sa panid kellegi kliitorile mingisuguse käima tõmmatava hiire, mänguasja, hamstri. Sa olid laps siis sa olid vist päriselt laps, on ju. Räägi mulle, tegelikult me pidime sa hüppasid kuidagi üle sellest, ma ei tea miks. Häbi rääkida või? Ei, lugu on aus, aga... Lugu on aus ja see on aus podcast. Liiga ausad mõtted. On selle podcasti sloganiks. Nii et hakka rääkima. Lits. Teitsid onni. Sina, kes veel? Sa ei taha sellest rääkida? Ma ei taha sellest rääkida, jah. Me ei pea sellest rääkima, ma ei sunni sind tegelikult. Mul ei ole seda värskust. Vaata, vanasti tulid lood, sa olid näiteks, sul oli mingi teema ja siis sul tulid värsked lood peale. Yeah. Ja nüüd on kuidagi see noorusenergia nagu see
kolp on kõvaks kasvanud siit peast, et see kosmosega ühendus on kuidagi nagu ära hakseldatud, et ei ole enam nii lõbus, on siuke tunne nagu ma suren, ma tahan koju ära saada, vaata, hommikul ära magada, kohvi, värgid, et minna sinna nagu kuidagi lihtsalt ära survive'ida, et see energeetiline tase on läinud madalamaks, tunnistamine. On Ja. küll.